Siin on alati see tunne, et siin on salongilik meeleolu, et see ruum on ju nii pisike, aga teistpidi see inimjõe müha on kosta, mis on tegelikult omamoodi ka tore. Nii, Mari Jüssin istub siin kõrval, väga oluline inimene. Mari, kelle kohta Fred ütles, et ta on maailma kõige targem naine. Kuidas see on ikka väga... Kuidas sa tunned ennast pärast seda? Ja sa tead, et sa oled maailma kõige targem naine? Selle peale, et kes on kõige targem maailmas? Või tema üks teine nali? Mina tean vastust. Et see on Eesti mees. Ei, ma arvan, et võib-olla mõtleski niimoodi, et usaldas mind. Aga sellest raamatust, mida te siin kõike näete, mille kohta võib öelda tõesti kaua tehtud kaunikene. Ja palun, Martin Kivirand, tõuse nüüd korraks püsti. Siin on see poiss, kes on väga häbelik. Keeran oli 380 kraadi, eks ju. Ja siis on kirjastaja Martin Kivirand, kirjastusest Paradiis, kes paar aastat tagasi võttis ühendust, et väga ettenägelikult, nagu oleks kalendrit teadnud, et on tulemas just 90 sünnipäev, et võiks selleks ajaks midagi teha. Ja siis saime kokku Mariga ja Martiniga ja arutasime seda asja ja siis see kuidagi see mõte muundus, et võiks olla mitte siis tavaline elulooraamat, aga raamat, kus saaksid sõna Fredi kaasteelised, kaasamõtlejad, mõttekaaslased ja võib-olla isegi mõni inimene, kellega ta ei ole niimoodi ninapidi koos olnud, aga kes on lihtsalt temaga nii-öelda sellises ühes vaimses sfääris olnud. Olen rääkinud selle lugu sellest, et kunagi Kaplinski konverentsil keegi väga kihvti loengu teinud inimene, keegi küsis siis saalist, et kui palju te ise Jaan Kaplinskiga kohtusite, siis ta ütles, et ühe korra liftis nägin. Mulle tundus see ühtepidi nii sümpaatne, et me oleme kõik, tundub, et see Eesti on nii tillukene, me oleme kõik nagu üks pisike pere, aga ometi meil on inimesi, kes, no ma toon näite, kas või Valdur Mikita, kes on minu arvates ühe võimsama teksti, selles raamatus teinud neid väga häid tekste on veel ja veel, aga Valdur vist tegelikult sellist ühte hetke kirjeldab seal Tina tänaval, kui nad siis Frediga üle laua vaatavad ja suurt juustukera lõiguvad. Ja kindlasti neid hetki oli veel ju, sest Fred oli ju ka selline avalik jutlustaja mees, et küllap nad eluteel on kokku puutunud, aga just mõte ongi selles, et selleks, et kirjutada Fredist või Fredi teemadel võib olla nõnda, et sa oled nii-öelda sellises ühes sfääris, aga ei pea nii-öelda füüsiliselt olema kokku puutunud. Ja siis teine osa sellest raamatust, vestlus Mariga, Mardi ja Ivariga, ehk siis Fredi 3 lapsega on just näide teine pool sellest, et me kõik kujutame ette, vähemalt mina kujutan ette, et see Fred Jüssi on nagu tükk minu elust või et ta on see meie kõikide eestlaste Fred Jüssi, aga ometi ta on elanud koos ühe pisikese grupi inimestega. Ja selle on oma pere, eks ju, mis on siis selline meie makrokosmoses üks pisike killukene, siis see mikrokosmos. Ja siis selle mikrokosmose mõtteid saab ka sellest raamatust lugeda, et kuidas oli elada koos Fred Jüssiga. Ja mulle tundub, et te olid üsna avameelsed ka selles intervjuus, keegi ei hoidnud kuidagi tagasi. Ei olnud ilma liigse paatoseta. Noh, ma lasin vendadel rääkida, et nad olid jutusoone peal selles raamatus ja ma arvan, et oma isast või meie taadist on keeruline rääkida, sest on ju loomulikult olnud kogu aeg meil olemas ja sellest nagu fenomenist aru saada või tema sellest erisusest on ikkagi nagu peegeldustena teiste inimeste kaudu.
siin raamatus on neid kilde sellest tema olekust ja erisusest nii palju, et aga samas mis tahes kohas seda nagu lahti seda raamatut võtta, et siis tuleb midagi võttavat ette igal juhul. Et see on nagu paljude inimeste tähelepanu. Ja midagi me oleme aimanud lapsepõlvest saadik. Mina näiteks häbenesin oma isa tihti, sest ta midagi eristus teistest. Ja et tal võis tulla näiteks meile ju rongi peale Balti jaamas vastu pimedal õhtul tuli see Minski rong, Tšaipa tuli nii 11:30 õhtul sisse ja ma tulin Elvast tihti oma tädi juurest maalt külast. Ja siis seal tuli tavaliselt hästi palju rahvast rongi pealt maha, inimesed olid vastas. Ja temal oli selline suur teikmantel, ta võis olla siis kuskil kõrge koha peal oma selle tormilaternaga, petrooleumlambiga. Ja kui ta kolmas kord juba niimoodi vastu tuli, siis ma juba silm juba otsis seda laternat, nii et see selline majakas rahvasummas Tallinna Balti jaamas oli midagi, mida ma kindlasti siis otsisin. Mulle meenub ka vaadates nüüd Freedi pilte või temast pilte, selliseid hästi koduseid pilte, siis poisid ka aasisid, et see, kuidas nad ütlesid selle Freedi kostüümi kohta, et nagu kodutu kostüüm või see, tal oli igasuguseid veste ja asjakesi ja ta nägi kohatagi üsna nagu räbaldunud välja. See kujunes tal välja. See kujunes tal võib-olla niimoodi 40-ndate eluaastate lõpuks. Et kui me vaatame neid 50-ndate, 60-ndate aastate fotosid, siis see on hämmastav, kui võis ta olla, ülikonnas lipsus suitsetada ja see ei olnud mitte nagu koos, et ma saan aru, et see ikkagi oli selline selle ajastu stiil. Aga siis pupaika ja mis tal siis oli, ma tean, et ema peitis ka neid T-särke, mis oli nii viledaks pestud ja siis, kui see oli ikka täiesti nagu sõjapõhi, siis Taat ütles, et nüüd sellega ma lähen raadiomajja. On jälle üks särk, millega raadiomajja võib, et siis õrritusse heljuta. Jah, et see riietumine pole kunagi olnud probleem tegelikult. Ma ei tea, siin on neid teemasid ja hargnemisi on nii palju, ütleme veel, kuna siin on selle raamatu esitlus, et ma siis 2 sõnaga veel räägin natuke sellest printsiibist, et kuidas need autorid on siia valitud ja see on ka üks asi, üks suur palun vabandust kõikide nende oluliste inimeste eest, kelle lugusid ei ole selles raamatus, sest et nii nagu üks inimene, kui ta kuulis, et tuleb sõprade raamat Freedist, siis ta küsis ka, et kas see tuleb selline 500-leheküljeline tellis, et paratamatult kõik ei mahu ühtede kaante vahele. Et siin need on väga olulised inimesed ja samas on siin ka parasjagu kõige paremas mõttes ka juhuslikkust. Et mõte ka selles, et need oleksid erinevatelt elualadelt, et Doris Karev, eks ju, siis luuletajana, tõlkijana, Tõnu Kõrvitsa, muusikuna, või Irene Lill näiteks, klavessiinimängija, kellel on Freediga olnud pikk koostöö seal Türi Kevadfestivalil, kus kohtuvad omavahel muusika ja loodus. Ja on nooremaid ja on vanemaid. Näiteks Anu Raud, ütleme ühest otsast Freedi sama põlvkonna inimene ja siis noorematest näiteks filmimees Joosep Matjus või telepoiss Joona Sellermaa. Ja siis oli siin tüdrukuid ka, kes Liis Keerberg ja Hedi Rosma ja kui raamatu lahti lööte, siis saate kõigiga tutvuda. Et rõhutada seda sama Freedi valdkondade ülesust. Ja siis ma olen ka mõelnud, et aga millest ta siis ikkagi nende inimestega, ka nendega, kellega ta kohtus, et millest siis räägiti. Selle sama Doris Karevaga siis köögilaua ääres või Tõnu Kõrvitsaga või Jaan Tättega seal sauna eesruumis, et kas siis rääkis ta ainult Tõnuga muusikast või siis teise Tõnuga, Tõnu Õnnepaluga kirjandusest, et oh ei, et ilmselt ikkagi jutt oli sellest
elust kõige laiemalt, elu saladusest ja nii nagu ka Jaan Tätte selles raamatus väga kihvtilt ütleb, et noh, me teame teda kui bioloogi ja me teame teda kui looduse meest, aga et üle kõige huvitas teda ikkagi inimene. Noh, inimene ka on looduse osa, muidugi mõista, aga inimene, mees ja naine ja kõik, mis selle juurde kuulub. Nii et selles mõttes ta on olnud selline nii-öelda ühendaja, noh nii varasemast ajast, eks ju, Mikk Mikiveriga teatri asju teinud ja Jüri Arrakuga ja et see on ühesõnaga mees, kultuuri ja looduse riste, et ta ei oleks ilmselt see Fred Jüssi, kui tal ei oleks kõiki neid kontserte, neid teatrietendusi, näitusi selja taga. Oled sa nõus, Mari? Jaa, ma arvan, et see võtme sõna või see koht, kus täielikult kokku sai, ma arvan, oli Eesti Raadio. Ja kuna mu ema oli alguses siis lastesaadete toimetaja, hiljem kirjandussaadete toimetaja, siis ma arvan, et ta väga palju kohtuski ja tutvus nende inimestega raadiomajas. Et seal tehti juba klassikalise muusika salvestus stuudios. Et see oli nii läbi põimunud ja võib-olla ka selline dissidentlus või siis see 80. kiri võib-olla vaat sellest ajast just eriti ühtegi nagu inimest, minu meelest praegustes raamatus ei ole, aga see 40 kirja autorite seltskond oli ju ka väga kirju teadusinimestest, kultuuriinimestest. Aga sa oled nüüd omamoodi just Freti või meie taati just 20 aastat omal moel, eks ju, oma kärgedesse kogunud neid lugusid ja dokumenteerinud ja jälginud teda. Aga mis sul oli siis viimase aasta raamatu kokkupanemise juures need uued üllatused või uued asjad, mis sa siis nägid sellel vanal rajal tegelikult? Võib-olla mul oligi selliseid hästi toredaid avastusi ja üks asi ka, mis oli täiesti tänu sellele vestlusele teiega, siis Mari ja poistega. Ja üks asi, mis ma tõesti võib-olla, ma ei kujutanud ette, kuigi see tundub väga loogiline, et tõesti, et see oli omamoodi selline Bermuda kolmnurk, oli raadiomaja, telemaja ja siis Tina 13, siis Mari ja Fredi ja Helju ja poiste kodu. Et ma mäletan ka oma lapsepõlvest seda, ma tean, et need seltskonnad ei segunenud alati, aga tõesti, et ma kujutan ette, nii nagu te ka rääkisite, et kui raadiomajas näiteks mingisugune olemine või pidu lõppes, et siis kogu see kamp valgus sinna teie koju ja siis seal, et see oli minu jaoks nagu üllatav taipamine, et siis korraga on siis see Fred Jüssi, kes räägib vaikusest kui loodusvarast, ta on mees metsas, selg vasta põispuu tüve ja vaatab pilvi, et seesama Fred pidi olema väga elegantne suhtleja 20-30 inimesega, kindlasti võeti seal napsi, aeti dissidentlikku juttu, kuidagi pidi hakkama saama kõikide nende lastega, lapsed, nagu sa kirjeldasid, pandi lõket tegema, ehk siis kaminasse tehti tuli ja suured inimesed siis ajasid oma asju, aga no sellist, sa kindlasti ei nimetaks seda salongiks, aga mul ei ole nagu paremat ettekujutust, et Fred Jüssi nii-öelda salongi pidajana, et see oli minu jaoks natukene nagu üllatav, et ta... See oli pigem 70-ndate teema, 80-ndatel seda oli vähem, ma arvan, või tekkisid muud kohad siis, kus käia või ja 90-ndatel ja nüüd viimastel aastatel ta hoidis ju väga eraldi tegelikult inimesi, et Asko oma lugudes on ka ikkagi alati öelnud, et ta ei Asko Lõhmus siis, jah? Asko Lõhmus, et ta nagu oskas hoida inimesi väga erinevates nagu ka inforuumides mõnes mõttes, et vähemalt viimased paarkümmend aastat see ei olnud niimoodi, et tule või tulge meile, mul on veel need külalised, et siis saame kokku, on ju. Et ta pigem ütles, ei, mul juba üks külaline on, et ära tule, ütles ta ka isegi väga lähedastele inimestele. Et ta tegelikult, talle meeldis siis nagu selline
üks-ühele suhtlemine. ja noh, see võis ka olla seotud selle eakaks või nagu vanusega ja lihtsalt, et tal igasugune liigne kõne oli müra tegelikult, et ta seda ei suutnud enam eristada, aga ta lõpuni välja suhtles jah, ikkagi sellise üks-ühele põhimõttel, et üks külaline korraga. ja kui veel siia raamatu juurde tulla, siis tore on, et need lood on kõik väga erilised, sest see suhe igalühel Frediga oli väga eriline ja samas mingisugune selline punane või siis roheline niidikene ühendab kõiki neid lugusid ka. No näiteks üle ühe loo, võib-olla liialdan, aga tuuakse välja ka sedasama Fredi häält, et see hääl oli nii oluline, see tema tämber, et kuidas see mõjus inimestesse, et see nagu läks otse südamesse. Ja siis mõtlen, ma loen korraks ette, see isegi minule tegi see nalja, eks ju, ma ei tea, kas sel hetkel nüüd siin praegu on see koht, aga just Valdur Mikita kirjeldas väga kihvalt nagu natuke parodeeris naljatoonil Fredi. Ja ma väikse lõigukese loen siit. Ühest asjast peab kohe alguses kõnelema. See on sinu kordumatu maagiline hääl. Valdur siis räägib otse nagu Frediga. Suurepärane raadiohääl. Hääl, mis muutub eriliselt sügavaks ja sisendusjõuliseks just hämaruse varjus, kui lauanurgal mängib päevi näinud raadio. Muidugi võib sinu salvestisi kuulata ka nutitelefonist, aga see ei ole päris see. Sinu hääl sobib just sinna vana raadio sisse, mis vahel undab ja käriseb. Ja siis kõlab korraga see tuttav hääl, ütleb midagi väga lihtsat, isegi triviaalset. Head kuulejad, kell on 6. Täna on soe, päike paistab, aga homme on juba sügis. Raadiokuulaja võtab kõrva, noogutab ja lausub endamisi. Vaat, kus ütles, õige jutt, jaha, vaat see on Fred Jüssi. Et kui ma lugesin seda teksti, ma ikka aersin kõvasti, sest mulle tundus see nii armas veel ja siis me seda natuke püüdsime seda Fredi fenomeni ka lahata siin mõned päevad tagasi ja siis me jõudsime ka väikses seltskonnas selleni, et kes iganes meist suudaks neid lihtsaid lauseid öelda, et siis seda keegi ei võtaks niimoodi tõsiselt, aga kuna seda on öelnud Fred Jüssi, kellel on selline, nagu Asko ütles, selline nagu vaimne kapital taga, eks ju, et siis sa korraga võtad seda hästi tõsiselt, et see on nüüd on öeldud. Et need võivad väga lihtsad asjad olla ja ka selles, mis ei ole ju ka saladus, et need tekstid ja teemad, millega Fred opereeris terve elu jooksul, et neid ei ole ju lõpmatu hulk, vaid et neid samu tsitaate tuleb, mida ta uuesti väga toredalt kordab, aga iga kord nagu uues kontekstis nagu naksti paneb ta selle kivikese sinna müüri sisse ja see mõjub nagu väga värskelt ja väga täpselt. Et ja no õnneks on ju ikkagi sellega väga hästi läinud, et seda saladust saab edasi lahendada, et kes on Fred Jüssi ja just nimelt kes on. Sest et seda on ka oluline märkida, et see raamat ei ole nagu mälestuste raamat, vaid see on kirjutatud sel ajal, kui Fred oli täiesti meie keskel olemas, et võib-olla see Valduri lugu on natukene sellise lehvitava viipega Kotkale, aga teised lood on kõik ju täies teadmises, et Fred on olemas ja elus ja minu jaoks on ta ikkagi siiamaani selline, et ta ei ole kusagile nagu ära kadunud. Et ühe sõnaga, raamat on väga elus ja ei ole nagu selline, ei ühtegi sellist nii-öelda pisarat siin ei ole, et vaat, mis nüüd vahepeal on juhtunud, aga nii on. Jah, sa mainisid seda sõnastamise lihtsust või teemade lihtsust, mida tema suhtes eriliseks teha. Sama on ju paljude tema fotodega, nagu Kristiina Elström on öelnud, et
ta võis teha eriliseks nagu mitte mingi väga sellise mõttetu rootsu või mingisuguse pruuni novembri maastikku. See on samamoodi omapära. Aga ma mäletan, et kui ma 90. aastatel oma headele sõpradele, välismaa tuttavatele tema raamatuid näitasin, siis mõned ütlesid, et aga see on ju kõik natukene liiga steriilne ja liiga puutumatu, et see ei ole päris ja et see ei ole ühiskonnakriitiline. Ja ma alguses ei saanud sellest aru, et minu meelest on pigem praegu need uued fotod liiga steriilsed, et ta oli Brett oli siis lõpuni analoogmees, et ta ei läinud kunagi üle digifotograafiale. Ta praktiliselt ei kasutanud arvutit. Siis see ühiskonna kriitilisus oli tal seises pigemgi selles, et ta peegeldaski seda, mis on kadunud, mitte selle kaudu, mida praegu tehakse. Aga oma tekstides ja ma arvan, et ta tegelikult andis edasi selliseid hoiakuid, mis meid paneb väärtustama seda neid loodusrikkusi ja elurikkusi ja maastikke ja nägema seda, et need on väärtustatud. Just seesama igatsus selle kadunud maastiku järgi, et nüüd me kohtusime Sven Zajakiga ka mõned päevad tagasi, siis ta ütles, et nad otsivad üles või tahavad sealt Kõrvemaal selle Kakerda ja Raba juures kunagi ööülikooli rännakutega filmisime üles ühe tema selle aida, kus ta käis, kus tema peatus omal ajal ja siis oligi jutt sellest, et aga et kas see ait on alles veel või see, ta ei olnud nagu heinaküün või midagi sellist. Ja kus ta täpselt asub, et ma ei osanudki seda öelda. Nokku talu. Ei seal, vaata, see ei pruukinud olla päris, ta ei olnud minu meelest päris seal Nokku talu juures. Aga ta oli üks areaal küll. Aga me jõudsime sinna pärast seda Raba võimalik, et kui sulle näidata seda, et siis sa oskad seda, näed, selleks oli vaja kokku saada, et ma saadan sulle Marjale maha ja sa ütled, kus kohas see. Aga just, et see juba, et me selle üle arutame ja seesama Sven ja tema sõbrad hakkasid otsima sealt kadunud maastikult seda ühte elementi, see näitab, et meil ei ole neid kümneid, eks ju. Et see, jah, tõesti, mida Fred rõhutas, et ta teab, mis on olnud ja ta tunneb selle üle rõõmu, et ta on saanud seda kogeda või noh, nii nagu meil filmi juures, mida paljud inimesed ei usugi, aga et noh, kuna need helisalvestused olid Fredil tehtud kõik, noh, Härmo Saarma on siin praegu kambas, eks ju, kellega koos tehti esimesed katsetused, siis seesama Nagra magnetofon ja mille kohta siis Külli-Tüli ütles, et olid kuskilt Saari kuldrublade eest Eesti raadiole ostetud väga head mikrofonid. Nendega tehti tõesti nii-öelda maailma tasemel helisalvestused, mida sai kasutada nii BBC-s kui ka siin suure eduga. Aga kuhu ma nüüd välja jõuan, ongi see, et me 21. sajandil ehk siis aastal 2020 kasutasime neid salvestisi ka filmis Rein Jüssi Olemise ilu ja siis ütles helirežissöör, et need on 90% ongi need Fredi vanad salvestused. Nii et nii nagu aeg-ajalt me näeme, et ütleme mõni digitaalne filmitehnoloogia vananeb nagu mitte ainult aastate, vaid kuudega, et siis kui on väga hea helisalvestus, see võib vastu panna mitu aastakümmet. Ja nüüd veel, ütleme vint peale ongi see, et hetkel võib sul olla kui tahes hea salvestusvahend, aga lihtsalt seda maailma, milles Fred elas oma kahe kõrvaga ja kahe silmaga, et seda maailma sellisel kujul enam ei olegi. Nii nagu ta ütles, et on parim indikaator
need vanad salvestised, et kuidas sa näed, et noh, muidugi igal aastal tuleb uus kevad ja tulevad uued linnud, aga et milline liigirikkus oli veel 20-30 aastat tagasi, et seda kahjuks enam ei ole. Me oleme selle kahe maailma piiri peal. Aga jah, see on huvitav, kuidas ka Joosep Matjus on natuke, Joosepiga me oleme arutanud seda, et kui Fred saadaks nüüd need oma tolleaegsed fotod kusagile loodusfotomeeste foorumile, et nad ikkagi mõjuvad kuidagi väga eriliselt või isegi nagu ehmatavalt võiksid olla, sest et tõesti see tema stiil on nii eriline või Kersti Tormis ütles kuidagi väga ühe lausega, et Fredile, ütles tõesti Kristiina Hellström, et Fredile, et mida mõttetum pilt, seda rohkem talle meeldis, et selline ära räsitud, pooleldi kõdunud mingisugune puhmas, et see oli korraga. Ja siis on tõesti sellist nii-öelda klassikalist ilu, et on see selline kuldne pajupõõsas kusagil luha peal, mis tal kõik need liblike tiivamusklid ja ühte teist saate siin raamatus ka näiteks tema looduspiltidest. Ma olen üllatunud, et kuigi see ei ole mõeldud pildiraamatuna, aga see paber on väga kihvt tulnud, et ta on nii-öelda katmata paber, aga ta on hästi ilusa kvaliteediga. Et väga kihvt. Nii, ma nüüd küsin vahele, et äkki on hoopis küsimusi, kommentaare või selliseid, kuhu teie tahaksite? Või mälestusi. Või mälestusi, just nimelt. Lugusid. Härmo, kas sa oled siin, oled sa kuuleb? Nii, kas ma annan sulle, sest sa oled tõesti üks neist vähestest, kes on Frediga koos metsas käinud. Ja sa oled see haruldane linnukene. Aitäh. Head kuulajad. Tõepoolest. Mina olin see, kes temaga koos hakkas metsas käima algusest peale. Tähendab, asi oli selles, et meil raadios oli sel ajal 70-ndate alguses väga hea tehnikainimene Hannes Valdma, kes tänu oma isiklikele niisugustele omadustele oskas meie ülemusi viia nii kaugele, et me saime Šveitsist tellida korraliku Nagra aparaadi salvesti koos mikrofonidega. See oli kvaliteet, see oli maailma kvaliteet tollal. Siiamaani? Jah, siiamaani. Ja midagi pole teha. Me hakkasime siis kohe seda kasutama, sest siis tuli eetrisse stereoraadio, mis siiamaani töötab, eks ole. Ja 77. aastal proovisime esimest korda N-liidus kvadroraadiot. Aga stereoraadios nii palju, et me käisime tõepoolest Frediga neid lindistusi tegemas. Ja muidugi ega seda kvadroraadiot niisama lihtne polnud seljas tässida, eks ole. Aga minul oli auto, Moskvitš ja Sapakas. Nii et me istusime Frediga kahekesi sellesse autosse ja hommikul vara sealt samast Ina tänav 13 eest. Sõitsime siis välja, proovisime hommikul juba lindistada. Kõige paremad lindistused tulid siiski õhtul või järgmisel hommikul. Ja midagi pole teha. Praktiliselt muutus terve Eesti raadio ja televisiooni loodussalvestuste kvaliteet. Aga mida see tähendas? Selle aasta algul oli üks viimaseid kõnesid mul veel Frediga telefoni teel. Ja minu arvates Fred elu lõpuni selle vaevas üks probleem, mida me proovisime kahekesi lahendada, aga aeg on aeg, midagi pole teha. Ühesõnaga,
kvaliteet oli ülemaailmne, kvaliteet oli väga hea. Ja nii nagu tema hääl oli tuntud hääl, muutus ka minu hääl äkki väga tuntuks, mis on tänagi eetris vähemalt 3, 4 või 5 korda päevas. Raadioteater. Ja muidugi meie Fredi toimetusest, Fred Jüssiga koos sellest stereotoimetusest hakkasime tegema ka väga häid luulesaateid, raadiolavastusi ja muidu selliseid loodussaateid. Jah, ja need olid väga head tasemel. Siiamaani, kui kuulad neid ööprogrammis olid need vahepeal, no on ikka midagi kuulata küll. Jääb niimoodi aiu, et muutub, nagu oleks ingliga kõrvuti käinud. Nii et teeme edasi, Brett, vaatame. Ja muidugi siis me saame siiamaani, kujutage ette, stereoinimesed, 4 inimest saavad siiamaani aastas vähemalt 3-4 korda sünnipäeva veel kokku. Nüüd viimased paar aastat Fred jäi ära tervise pärast ja sellepärast, et ta kuskil mujal elas, ta ei elanud Tallinnas nagu. Aga ta oli ka meie kambas ja meid nimetati stereokoerteks. Olge tublid midagi vastu ja tehke midagi inimestele head. Ulatan mikrofoni. Ma vahele räägin ühe hästi lihtsa loo sellest, et Fred Jüssi sai hästi läbi ka hästi lihtsate inimestega. Minu isa, kes on Frediga täpselt ühevanune, saab sel aastal 90 ja rääkis sellest, kuidas ta 70-ndate lõpus ja võib-olla 80-ndate alguses ka tema töötas elektripliidi montöörina. Ja tol ajal oli kombeks, et kõik elektripliidiga varustatud korterid tuli aeg-ajalt üle kontrollida. Ja siis, kui mu isa sattus sinna Tinatänava korterisse ja Frediga kokku ja kui nad juhuslikult vahetasid paar sõna sellest, et mõlemad tegelevad fotograafiaga või mõlemad on kuidagi loodusest innustunud, siis see tööpäev minu isal seal korteris lõppes, ta ei jõudnud kuhu mujal enam. Et Fred oli hästi ladus selline suhtlejaga, hästi lihtsalt inimestega. Küsimusi, mõtteid, sellised ottavad. Mina olen põgusalt kohtunud Frediga, oleme Mari ja tema perega juba tuttavad juba aastaid ja kuskil sünnipäeval kui kaugelt näinud, aga mulle meeldus hoopis Mari lugu. Tulin siia nagu kohtumisele varem. Läksin siin kohvi sealt kohvikust ja vaatasin, ette vaatab siit literaat. Kas sina mäletad seda lugu, mis sa rääkisid seoses Fredi ja literaatlusega? Ei mäletagi. Kas ma võin ise? See oli ühel Naissaare rannal, kui sa rääkisid seda lugu, et tööraamatus oli Fredil kirjas literaat. Ja sina noore inimesena, lapsena, kas nagu häbenesid seda või saanud üldse aru, mis kuradi asi see on? Kuskil keegi tänavast kirjutas, et literaat oli sõimusõna. Ehk siis see kohvik on nüüd siin minu arust nüüd Fredi kohvik. Jah, ta ju kuulus literaatide ühingus, sest ta oli kirjanike liitu ta ei kuulunud, aga ta oli, kuna ta oli vabakutseline, siis ta pidi kuskile kuuluma. Me siin üldse mõtlesime, et kuna Brett oma juubeleid ja sünnipäevast üldse ei tähistanud ja puudus ka selline, puudus ju tegelikult institutsioon, mis oleks tähistanud tema juubelit või et
ütleme, seesama literaatide ühing oli siis üks, noh, oli ornitoloogide ühing ja muidugi, mis ta on olnud kaasasutajana organisatsioonide oma, aga ta alati jäi ikkagi nagu sõltumatuks, on ju. Et ta oli täiesti nagu ikkagi nagu sõltumatu ja iseseisev, et ma arvan, et sellest, et see julgustas, ma arvan, meid nagu lapsi ka ikkagi tegema asju, et mis ei sõltu mingisugusest suurest organisatsioonist või peab kogu aeg olema mingisugune organisatsioon asjal taga. Nii, küsimusi, mõtteid? Seal on, küsisid, et mis oli veel üllatavat. Pertti Saurolla loos või siis Helmi Irene fotokastist ilmus välja pilt Fred Jüssi hüppab kaugust, ehk siis ta võttis 90ndate alguses osa Soomes oli linnumeeste olümpiamängud või kuidas see kutsuti? Soome ornitoloogi olümpiamängud ka. Nii et siis võite kõik, kellel raamat on käes, siis võib vaadata seda pilti ka, ma ei hakka seda nii kaugelt näitama. Aga Fred Jüssi hüppab kaugust. Seal oli üks pilt ka, kus ta jooksis, ma ei tea, kas 100 meetrit või vähemalt oli staadioni peal. Et see meenutas natuke nagu doktor Doolittle võiks olla kuskil Spartakiaadil selles mõttes. See on võib-olla hea referents, et kui see on aasta 91 augustis on see need tehtud, sest ma tulin Norrast, ma olin Norras Rahvaülikoolis ja see oli sama see Butši järgne nädal, kus me pidime Helsingis kokku saama ja siis oli tekkis olukord, et Tallinna Sadam oli kinni ja kas me üldse kohtume ja juba siis Pertti ja Helmi helistasid mulle, et tuleb meie lapseks nüüd ja kõik on umbes niimoodi, et raudne eesriie läheb uuesti jälle kõik kinni on aga siis kõik ju kiiresti lahenes ja ta tuli sinna, saime seal Soomes kokku, nii et, aga seal on siis jah kirjas ka need 55-aastase Fred Jüssi siis olümpiatulemused. Need olid päris kõva sõna, mina kindlasti ei lähedus, et 100 meetri jooks 15,8 sekundit, kõrgushüpe 120 sentimeetrit, kuuli tõukamine 5,4 kuuli tõukamine 8,33 meetrit, kaugushüpe 3,84 meetrit ja 1,5-kilose ketta heitmine 21,10 meetrit ja 1000 meetri jooks 4 minutit 40 sekundit. No, täitsa sellises väärikas üle kesk ja ilmselt seda NATO standardit ei teeks ära, aga igal juhul väga hästi, eks ta oli kuidagi harjutanud ka selle raske nagraga ju läbi maastikke ja tegelikult ka sellest oli juttu, millele Asko viitas, et see hetk, et kui ta ju esimest korda ka oli see südamelõikuse asi, et see oli temale tulnud ikkagi suure üllatusena, sest et ta oli eluaeg olnud täiesti terve, et see kogeda sellist, et sa ei saa kõike teha nii, nagu sa tahad, oli Asko sõnul, oli Fredile olnud pigem nagu selline šokk või üllatus, et näed, niimoodi saab ka, et see ei olegi. Ja siis väga toredad pildid on Tiit Leitolt, on need Saarnaki aegsed ja Fredi enda pildid ka on seal mõned täitsa toredad olemas. Selles mõttes ta ei ole selline klassikaline pildiraamat, ta on ikkagi juturaamat, aga siin on parasjagu. Mina ise olen hästi lapsemeelne, et mulle meeldib väga teksti vahel on natuke pilte ka. Ja selle raamatu kujundaja on Kaili Kallem, kes on Tartus, elab ja tuleb Tartu esitusele ja
ja toimetaja on Tõnis Tootsen, et Tõnist on ka väga kiidetud, noorema põlvkonna selline. No Fredile oleks ta ilmselt väga hästi sobinud, et Fred hindas sellist meie sellises pealiskaudsuse maailmas süvitsi minekut ja Tõnis on hästi süvitsi minev ja teda juba Jaan Kaplinski väga kiitis, et kuidas oskus hoida sellist mõnusat, head, loomulikku keelt, mitte selle liiga ära kohitseda ja samas, et kõik asjad on paigas. Ja Tõnise toimetatud raamatute puhul alati öeldakse, et alati, et üks täheviga on raamatus sees, üks puha, mis raamatu sa välja võtad. Mina vist peaaegu olen leidnud ka varasemate näiteks ööülikooli asjade puhul, et nii-öelda teadlikku viga ei olegi, et see, mis on jäänud, on nii-öelda mille puhul. Ütleme jah, et ühe asja ma tean, aga jah, et on nagu head. Martin on seda muidugi lugenud nüüd otsast lõpuni eest ja tagant ja oskab öelda. Vist ei ole siiamaani avastatud täheviga, mis sa tead? Ei no, ma tead, seda ei oleks. Siis seda ei oleks, no nii. Keegi leiab, siis võib teada anda. Jah, siis saab, kui uus trükk peaks tulema, siis saab alati ära parandada õnneks. Nüüd oleme täpselt selles seisus, et nüüd me võiksime võtta veel uue teema ja veel tund aega otsa rääkida, aga mul on tunne, et võib-olla on hea panna just punkt. Ja siis võime, kui ei ole selliseid küsimusi juba ette tulnud või veel keegi ütleb, et oleks üks lugu rääkida. Nii, on tähelegi vabandust. Hästi kiire küsimus tausta infoks, et võib-olla ma ei ole kõige suurem raamatu inimene, aga kas tõesti see on kõige esimene raamat siis Fred Jussist või on keegi veel kätt proovinud ja kuidas need katsetused lõppesid või kas on veel midagi teadaolevat tulemas, et ta on ikkagi suur rahvamees nii-öelda? No kõigepealt on ju Fredil endal, tema sulest on ju neid on ikka mitu, aga mis on, ütleme, seda elulogu puudutav, on Mr. Fred, eks ju, mis on täitsa isegi on Urmas Oti pikem intervjuu. Seal on nagu eluloog. Ja on ka sellised tema lugusid. Ja tegelikult see ööülikooli viimastest asjadest on ööülikooli raamatuna. Ja siis, mida ma ise hakkasin veel kokku saada, mis on nii-öelda küpsetamisel on, kuidagi tinglikult panime sellele pealkirjaks elamused. Fredi enda sellised, nad on nagu pikemad natuke kui sellised laastud või hajamärkmed, mis ta siis veel ka päris viimasel aastal veel rääkis. Et ma loodan, et selle ka ikkagi jõuab kokku panna, et äkki selle aasta jooksul ka. Aga selliseid, vaata selle Mr. Fredis ta on öelnud, et ta on 3 kirjastusele öelnud ära, et eluloo-raamatute sellisel kujul siis ta nagu ei tahtnud või talle, ma ei tea, miks Mari võib-olla oskab seda paremini põhjendada. Et see on, ütleme, see Mr. Fred jõudis nagu sellele kõige lähemale, seal on sellest. Tema ütles äätüüta, et ta lihtsalt ei tahtnud vist eriti kaevata niimoodi. Kuigi mul tundub, et ta tegi viimase 5 aasta jooksul päris palju korrastuseks ja tegi sellist, nagu Rootsis öeldakse, tööksteeming on ju, et nagu surmaaniselt koristus, tagastas kirjavahetust, kellega tal oli kirju olnud ja et tal ei ole nagu selliseid peale siis oma isikliku fotoarhiivi ja isiklike päärikute ei ole tegelikult selliseid asju, mis oleks kellegi teise oma, pole nagu tähele pannud. Aga nagu see filmi osas, selle Olemise ilu filmi osas oli tal samamoodi ju alguses suur vastuseis, kui ta oma sellest insultist haiglas esimesel päeval toibus,
ja talle sinna vaatama läksin, siis talle esimesed sõnad olid mulle Jon Taatsen, lõpetame ära. See oli siis Jaan Tootsen? Jah, selle insuldi aju pani natuke kõik segamini ja siis ma tükk aega, siis ma sain, Jaan Tootsen tähendab Jon Taatsen. Ja siis ta polnud alustanud seda filmimist. Et ta lihtsalt mõnes mõttes tahtis võib-olla rahu, aga ma arvan, et meil on kõigil väga hea meel, et see film valmis sai ja noh, ma saan aru ka, et praegu et ta oma eluajal poleks jaksanud seda sellist eluloo raamatut, ta oleks kohe öelnud ei. Aga selle saab jääda siin järgmiseks 50 aastaks projektiks. Huvitavaid arhiivimaterjale tuleb välja ja tal on endal ikkagi ka veel oma enda fotoarhiivis nii palju avaldamata asju, avaldamata, ilmutamata, eks juba negatiive, mustvalgeid negatiive. Et Kristiina Elstone, kes on tema praeguse arhiiviga kõige paremini kursus, ütleb, et seal see on nagu kullaauk. Et pildiraamatut võiks ikka oodata siis tulevikus? Pildiraamatut, kindlasti neid on hästi palju. Ja samas, eks ju, Freydüssi 100 on, et võib-olla siis selline mahukam eluraamat võiks siis sellesse ajas tulla, sest et neid selliseid mõnusaid valgeid laike on, mille vastu endalgi on huvi, tekkis ka selle raamatu tegemise ajal, et sest ka see teie aeg hakkab ju ikkagi, see on see 70-ndad, aga et väga põnev on ka just see aeg, kus neid rääkijaid on tegelikult üsna väheks jäänud, eks ju, ongi seal, ma ei tea, Mall Johanson, Fredi kursuse õde ja et meie jaoks on ka päris suur saladus see, et milline ta oli üliõpilasena, eks ju, nii mõnedki pildid nagu ühte-teist natuke reedavad või vihjavad, eks ju, mingisugused happeningid ja asjad, et see oleks väga tore tegelikult, et mul endal tekkis õhim, et võiks hakata uurima selle kohta, et kas või Mallelt küsida, et natukene siit ja sealt ja Härmo ja Stereokoerad viimane aeg, eks ju, tegelikult rääkida neid asju ka lahti, sest et Fred ise väga rõhutas, et see tema muusikaharidus tuligi ju sealt Stereotoimetust, et see ei ole üldse, eks ju, et ta käis väga palju, kuulas seal klassikalist muusikat ja kõik mis kontserdid, aga ta oli ju suur džässisõber ka. Või ma ei tea, selle Harry Belafonte oli välja. Kõike jah. Ja see raadiomajas käis ikkagi seda neid plaate läbi, et sai neid ümber lindistada. Et jah, tal oli hästi kihvtilt vedas ja nii nagu täna enne kui mikrofonid lahti tehti, siis ka Mariga oli juttu sellest või minu see nüüd viimaste päevade arutelud ka selle kombaga, eks, et kes on siia raamatusse kirjutanud, siis Asko ütles väga toredasti, et elus on ikkagi ka juhusel suur asi, et sa oled, nüüd mina tõlgendan, eks ju, õigel hetkel õiges kohas ja siit edasi arendades mõelda sellele, et kui siis Mari ema Helju ei oleks kunagi tudengina teinud neid oma raadiosaateid, siis ta ju esimesed korrad, kui Fred saigi oma häält kuulda raadios või salvestatuna, olidki ju Helju nii-öelda proovisaated, mis ta tegi. See juhus juba hakkab sealt Kariibivere. Just. See laev tagasi tõi selle perekonna siia Euroopasse ja et vanaemal olid piletid 44. aastal paadi peal olemas, et ta ikkagi mõtles, kuhu ta oma kahe lapsega ikkagi läheb, et mees oli selleks ajaks surnud ja nii, et ta tegi selle otsuse, et ta jääb Eestisse. Et siis oleks kuskil olnud kellelgi teisel nende Fred. Just. Hea, et meil on olnud see meie Fred, et ikkagi on olemas. Aga
aga suur tänu kõikidele, kes tulid täna kokku. Et siis mõnusat lugemist. Ja arvan, et ma ise tahaks küll sellist raamatut lugeda.